Rakvere võrkpalliklubi on Eesti spordimaastikul omaette nähtus. Paarkümmend aastat tagasi võitis Lääne-Virumaa esindusklubi legendaarse Mati Meriranna juhtimisel ja juhendamisel kõik kodused tiitlid, kasvatas peale uue põlvkonna võrkpallureid ja tõi kodusaali publikut täis. Ent ajad muutusid ning ühes esindusmeeskonna eduga kadus ka publiku huvi. 2013. aastal, kui minimaalse eelarvega meeskond heites liigas viimaste kohtade eest, võtsid Merirannalt meediaski palju kajastust saanud Türi saatel meeskonna juhtimise üle noored mehed eesotsas klubi nüüdse presidendi Raigo Pärsiga. Merirand säilitas au ja ütles pettumusest hoolimata, et kui uus juhtkond suudab võistkonna tagasi medaliteni tüürida, tunneb ta nende üle rõõmu. Nõnda ongi läinud. Kulus paar aastat, kui esimesed medalid hakkasid tulema. Kõige krooniks võideti 1,5 aastat tagasi Urmas Tali juhendamisel isegi Balti liiga kuld. See oli ikka siuke elamus, et siiamaani vaatan veel vahepeal seda 5-game'ilist mängu, et vaatan ja naudin seda, et see oli jõhker lihtsalt. Hea on kuulata nende kommentaaridega, et kes ja kuidas ja et see oli ikka vapustav saavutus. Ma olen varemgi öelnud, et see pigem tekitas selle verel hamba tunde, et nüüd tahaks veel, et siukse pundiga võtame, et siis miks mitte ka teistega. Eks see liiga ju ühtlustub, et ei ole enam siukest kunagi võimsat Selverit või kedagi muud, et Saaremaa eelmine aasta käis kõigist üle, aga see aasta on, ma arvan, see asi ikkagi vastupidi, et on teised ka palju järgi jõudnud ja põnev liiga on. Tuleb mängida. Kui Meriranna juhendamisel oli klubi tuumik üles ehitatud oma noortele, siis täna koosneb Tallinnas igapäevaselt harjutav Rakvere meeskond meestest, kes käivad samaaegselt täiskohaga tööl, koolis või kaitseväes. Põhimeestest keskendub täielikult võrkpallile vaid üks, diagonaalründaja Taavi Nõmmistu. Palgad, mida klubi maksab, on pigem sümboolsed, millega ära elada ei kannata. Mina töötan praegu PricewaterhouseCoopersis noorema audiitorina ja täiskoormusega. Transpointis logistik põhimõtteliselt, Soome import Aagistega ja siuke 8-5 tuli takus ja siis pallitrenn. Täistööaeg 8 või poole 9 siis 5. See on siis Mindshare on siuke ettevõte, see on siis digiturunduse ettevõte. Enne seda olin pangas, nüüd siin nädal aega puhkan, et siis lähen uue töö peale üle. Et Rakvere majandab Eesti parematest klubidest 2-3 korda väiksema eelarvega, on paratamatu, et osadel mängijatel tuleb kehastuda mitme ametiga hunt kriimsilmaks. Andris on meil siin abitreener ja kes meil teeb seda, ütleme siis mängueelset koosolekut ja sellist asja ja Karl Maidle on meil siin bussijuht koos peatreener Toodega, et eks need rollid on niimoodi siin välja kujunenud. Atmosfäär on väga chill, et tullakse töölt ja ma arvan, et see trenn on siuke koht, kus lihtsalt elatakse välja ennast palli peal, et kui näiteks tööl midagi vähe nässu läheb, siis tuleb trenni ja lihtsalt peksad seda palli ja siis läheb hea tujuga tagasi ja tujuks, aga siis oled lihtsalt väsinud, et see rutiin päevast päeva, ma arvan, et see võib mingi hetk päris valusalt kätte maksta. Palju nüüd raskeid hetki on, kui tunned, et kurat, et täna pärast tööd küll ei tahaks trenni kuidagi minna? Praegu veel ei ole, et eks see on iga aasta siuke jaanuar-veebruar, kui see ringid hakkavad lõppema ja olulised mängud hakkavad, siis on küll see, et tahaks vahepeal jalgpalli või kaoks kuskile kalal ära, aga ei tulevad olulised mängud ja jälle selle motivatsiooni jagub ja tervis peab vastu ja siis tuleb teha, et mõnus on. Kaal langeb ja pärast on kergem olla ja kõik asjad. Rakvere meeskonna kõige mitmekülgsem liige on kahtlemata Alari Saar. Saaremaalt pärit spordimees, kelle vanem vend Kevin oli muide Šveitsi võrkpalliliiga uue hooaja avavoorus suurim punktikütt, mängib nimelt suviti jalgpalli Eesti kõrgligas Kuressaare meeskonna äärekaitsjana. Kuni järgmise aasta suveni tegeleb Alari Saar seejuures kõigi hobidega kaitseväekohustuste kõrvalt. Seda on raske öelda, et see ongi, et kui jalgpallihooaeg minu jaoks saab läbi, siis on siuke võrkpalli isu nii suur, et sööks selle palli ära ja siis kui oled see 10 kuud jälle võrkpalli mänginud, siis mõtled, et las see võrkpall jääb sinna nurka, et võtaks jalkakaitsmed ja puutsad ja et tahaks FC Kuressaare eest joosta seal, et vaadata, kas veel jaksan seal meistriliigas mängida, et nii on, jah. Ent mida oodata Andres Toode juhendatavalt Rakvere meeskonnalt tänavusel hooajal? Meeskonna pikaaegsete alustalade ehk Andris Õundpuu, Tanel Uusküla ja Alari Saare kõrval aitavad lippu kõrgel hoida uued täiendused Ronald Järv, Markus Uuskari, Reimo Rannar, Deniss Losnikov ja Taavi Nõmmistu, kes kõik olid eelnevatel hooaegadel põhimehed tugevamates Eesti klubides. Materjali peaks seega olema küll ja veel, et suuri taas näpistada. Ma ütlen jälle järjekordselt on pandud siuke medalivääriline punt, et kõik on väga võrdsed ja et kui õnnestub, kui me saame oma konditsiooni õigeks ajaks paika, võib kõik juhtuda, et sellepärast niisama ei teeks, 4. koha pärast ei võitle, et pigem ikka need medalid seal, et see on see väike eesmärk, et midagi jälle seina peal riputada.